10. detsember. Ilm on nagu ta on. Ikkagi on. Ja koduvisiit vanahärra juurde ja vajalik põiekateetri epitsüstostoomi vahetus. Jah, tavaliselt tänapäeva patsiendid kipuvad elama väga ligipääsetavates kohtades või tulevad ise vastuvõtule. Aga teinekord asjad päris nii ei ole. Ja tee on, kohe selgub, milline ta on. Ja valisin transpordivahendi vastavalt teeolule. Ja ilus reegel, autosid võib ju olla, aga tegelikult auto valik peab sõltuma teest kõige raskemini ligipääsetava patsiendi juurde. Nii, aga ega muud ei olegi, kui patsient ootab. Teekond Endli koju on veidi teistsugune. Nimelt viib see läbi kunagise prügimäe. Vihmasel ajal on maapind siin päris pehme. Kui ilm on kuiv, pääseb autoga hõlpsalt läbi. Märjemal ajal aga peab sumama kummikud jalas 100 meetrit läbi põhjatu tee. Kui vanapaari tervis on kehvem, siis päris oma jõududega ei saagi hakkama. Appi tulevad nooremad pereliikmed, transpordivahendiks ATV. Lootus aga on, et peagi parandatakse teelõik nii, et see kannataks autosõitu iga ilmaga. Nii, patsient kirjeldas hullemat, aga läbi saime. Mul on au tunda Endlit ja Lehtet üle 15 aasta. Endel on töötanud ehitusmeisterina Tallinnas ja tuli pensionipõlve veetma koos abikaasaga tema sünnikodusse. Endli juures äratab suurt lugupidamist ja isegi aukartust tema väga suur kodune raamatukogu. Tema teadmised filosoofiast ja teoloogiast on muljet avaldavad. Olen pidanud mõttes punastama, kui jutulõng kandub Uku Masingule ja tema seisukohtadel ühes või teises elulises küsimuses. Tervist! Kas tohib? Palju? Tänan. Kuidas siis läheb? Pole viga. Siis on hästi. Nii. Patsient elab siin. Kas keegi veel tuleb? Ei tohiks tulla. Aga võtame saapad ära. Meil pole nii kohas. Meil alati meesid on. Ja onu oli sett. Kõige muustel mees. Noh, võtame ikka saapad ära, et tulen ju teise kodusse ja ikka. Nii, maksti. Huvitav. Kas koera, kas ise aukuma, keda siin akna kohast olite? Jah, et siin hakkas aukuma, kui ma siia jõudsin. Eks ta teeb oma tööd. Mina olengi siin sündinud, jah. Selge. Väga armas. Kas see on kunagine metsavahi koht olnud või? Kõlusepp oli siin. Külasepp. Kõlusepp, isegi Tallinna ligidalt on siin käidud. Ahaa, selge. Jaa, aga lähme vaatame Endlit. Ja minu esiisa oli ka sepp. Selge, sepad. Kolm põlvkonda. Tubli. No, tere! Tere! Tulin vaatama. Väga tore.
kuidas see üle välja tulemine oli seal, porine? ei olnud hullu midagi. Ma olin valmis enamaks, aga ma igaks juhuks tulin oma ATV-ga. Et noh, see 4 rattaga ja... peal on külm sõit. Noh, pole hullu. Panin aga kombeka ja polnud häda midagi. Nii, valmistusin enamaks, aga läks läbi nagu niuhteid. Nii, aga rääkige, kuidas teie elate? No, pisi tasa. Und ei ole viimasel ajal. Uni on väga vilets. Tervise vilets. Kas mingid muremõtted ajavad une ära või? Ei oska öelda, mis asi, aga midagi takistab. Ma ei tea, kas see diabeet või mis asi võtab seda asja viletsaks. Noh, diabeet päris mitte, aga mingeid valusid ei ole kuskil, mis... Ei, niisuguse erilisi valusi ei ole. Aga arvad pidevalt pean tekalt väljas hoidma, et see podraga ikka vaevab. Ja. Aga uurime nüüd seda põie asja ja katsume jalgu ka. Et heitke aga pikali. Katsume siis selle värvi siit ilusti puhastada. Millal see viimane toru on pandud teile? See kuu aega tagasi, 30. oktoobril. See pandi Pärnus? Pärnus, jah. Selge. See Eevi Strelkova. Ja. Strelkova, jah. Tema... Ja. Aga täna oli vaid tummid või mis ta oli. Jah. See pidi täna vastu võtma. Noh, aga kas siin midagi uroloogilist päris ei olegi, vaid kas siis pereõde või siis perearst, et kuidas klapib? Ja. Aga vaatan, et uriin on nagu ta on, et kõige sogasem ei ole, et mingit valu või põletiku tunnet ei ole siin. Ei, seda ei ole. Aga need tabletid annavad ihusügele, mis nad sisse annavad. Ja. Nii, aga nüüd me peame siis selle ballooni otsas oleva palli tühjendama. Tõmbame selle lurina välja ja paneme siis uue puhta toru. Ja mul on selline toru, mis võib olla isegi 2 kuud sees, et silikoon, et see on praegu selline lateks kummitoru. Aga silikoon, et kestab natukene kauem. Puhastame aga veel. Aga nüüd ma ei tea siis, mismoodi seda äravõtmist ära organiseerida. Ja Pärnu minema või Mille äravõtmist? Selle asendamist uuega. No seda ma praegu teingi, et panen täitsa uue praegu. Nii. Et mõte on selles, et... Kas ma pean siis selle haiglaga seal ühendust ka võtma või peavad? Nüüd peab natukene uurima, mis plaanid teil on, et kas saab selle operatsiooni teha, et hakkate nii nagu mehed ikka pisivad, et seistes ja... Või on palju inimesi, kes elab aastaid sellise toruga ja ei ole ka midagi. Aga kott ei võeta ära, kott jääb ka siis ikka. Jah, nüüd on natukene valus, et ma tõmban selle asja välja. Aga nägite, saime selle ballooni siit ilusti kätte, aga nüüd paneme uue toru sisse. Et panen sellise teistmoodi toru, et mis kestab natukene kauem. Kallis toru. Ja nüüd, nii kallis ka ei ole. Neid ma olen endale muretsenud, et saaks inimestele panna ja ega siin muud kunst ei olegi. Nii. Ja siis nii ta ongi praegu, ta ongi uus toru sees. Kas... Ja selle on ka see balloon külles. Täpselt, jah. Kas ballooni... Kas kusekotti on kodus uut või ma... Ja on siin lava peal. Selge, okei. Nii, aga ma nüüd panen siia selle torukese otsa. Ja siis ta niimoodi meil ongi. Ja siia nüüd selle kinnitan plaastriga ära ja kohe täidan ballooni ka ära. Et siis ta jääb püsima. Tõmban nüüd puhta lahuse siia sisse. Ma mõtlesin, et see õhuga täidetakse, see on vesi. Vesi on kindlam.
ta ei ole õhupall, ta on veepall. Veepall, jah. Nüüd täitub see kateetri otsas olev pall ja takistab niimoodi torul põiest väljatulekut. Nii, valus ei ole praegu. Ei ole, jah. Siis ta on ilusti jah põies, et kui oleks kuskil kinni tee peal, et siis tekiks valu, aga praegu on hästi. Me sikutame, et praegu ta ilusti peab. Seda kotti mul iga nädal vahetada või varvem ka või? Noh, jah, et võib küll iga nädal, et seal, eks need pisikud kipuvad kogunema ja voolavad põide tagasi ja võib tekitada jama. Ja nüüd ma siis panen siia ilusti plaastrid peale ja niimoodi ongi. Et näeme, et vaikselt uriin juba jookseb, et see läks meil ilusti korda see protseduur. Muud ei olegi, kui paneme siia siis sellise ilusa padjakesega plaastri. Mul abikaasa vahetab neid siin. No näed, kui hea. Peale tussi saab ära käida. Jah, ja seda võib täitsa vabalt vee ja seebiga pesta seda auku, et teinekord hakatakse siia igasuguseid salve ja asju peale panema, mis ei olegi kõige parem, aga täiesti vabalt vee ja seebiga võib seda toruauku pesta. Ja nii ta ongi. Et kord nädalas ma olen seda teinud, poeg pani mulle siia soojavee boileri ja tussi ja tubli. Ja siis olen seda lihtsam selle asjaga tegeleda. Ennem ei olnud seda võimelast, aga nüüd on selle pärast hea. Nii. Aga tore, et saate elada oma armsas kodus. Oma raamatute keskel ja armas proua. Siia niimoodi, et püsib paremini. Noh, ja... Kodutulek on ikka see tasuline. Ei ole. Ei ole, aga ma võin maksta küll. Ei ole vaja. Neid koduvisiite on nii väheks jäänud, et kohe endal on huvitav käia. Ega ta pole ennem siin käinud ka mitte. Miks ei ole? Ikka päris mitu korda olen. 2 korda vähemalt käinud. Sinu juures või? Muidugi. Sa unustad ära ju kõik asjad. Noh, nii see on. Praegust oli hirmus vari ja vesi seal. Polnud hullu midagi. Arne õnneks käis siin traktori jäljed ees enam vähe. Poeg on tulnud seda ja jätab auto prügimäele siis, kuni väga vesine aeg. Aga siiamaani on niimoodi olnud, et ma olen ikka saanud Elve on siia maja juurde sõitnud välja. Aga nüüd läks nii kehvasti. Pole hullu, aga ega midagi. Ilusad lähenevad jõuluaega ja... Aitäh selle samuti. Aasta kõige pimedam aeg, aga samas ka kõige ilusam aeg. Kuidas võtta? Niisuke ilm küll ei ole kõige ilusam. Aga loodame, täna lubas kuigi palju külma jälgimist. No Vene ilmateade lubas meile 35 kraadi külm aasta lõpuks. Ta võib tulla, aga seda tuleb niivõrd lühikest aega, et... Ei tea. Aga meil ei ole 35 oli... Vist 42. Ja siis oli kuu aega. Ma siis vuran vastuvõtule, et patsiendid juba ootavad. Suured tänud. Pole tänu väärt, lihtsalt hea, et saime asjad kodus korda. See on kõige tähtsam. Mul oligi sellest nii mure, ma hommikul mõtlen, et mis asja ma teen. Kuidagi nii väga vilets olemine, et ma ei olnud võimeline sinna prügimäele minema. Noh, saime asjad niimoodi korda. Jah, siis on suur aitäh. Olgu, pole tänu väärt. See on väga tore, et te iga päev teete seda trenni. Et ega siin väljas on natuke raske, aga peaasi, et jalgadel on liikumist, siis verevarustus paraneb ja... Kui jätan vahele, hakkad põlved kohe valutuma. Täpselt. No teate ju, et liigesed toituvad liikumise ajal. Et kui neid hoida, et ega siis on see täpselt, kulub kiiremini. No nii nagu seisev auto kulub kiiremini. Nii ta on. Pool tundi hommik ja pool tundi õhta. Ja. No tere koer. Olgu, väga armas on teid näha oma kodus. Et kodu on üks kallimaid
koht inimesel. Jah, see kodu seisis siin, ma ei tea, 12 või 14 aastat. Jaa. Ei olnud, tädi oli ka ju siin. Ei, noh, tädi oli siin, aga ta seisis enne tädit tühjana. Nii. Ja siis nad lõhkusid seal akraklaasid katki ja mina ei pandki just enam lukku või jättis ukse lahti ja siis enam klaas ei lõhutud. Selge. Siis on hästi. Siin oli see maa parandas, vaat seal igasugused inimesi oli. No kena. Ilusad lähenevad jõuluaega teile ja... Samad teilegi. Olge terved ka. Püüame. Aitäh tulemast. Et saate veel natukene õunakooki teha. Me teame kohtugi palju vist. No, kuidagi ikka. Olgu, nägemist. Head nägemist. Olge terved. Teie ka. Seekordne koduvisiit ja protseduur on tehtud. Kui leitakse, et koduvisiidid ei ole kulutõhusad, siis arvan veidi teistmoodi. Igale inimesele on tema kodu kõige kallim. Kodunt lahkumine lühemaks või pikemaks ajaks ei ole kerge ei patsiendile endale ega tema lähedastele. Transpordi korraldamine, töölt vabapäeva võtmine, aegade sobitamine ja palju muudki. Kõik see on paras katsumus. Vaid veidikene kõrvalabi ja tahet ning inimene saab rahulikult veeta oma vanaduspäevi armsas ümbruses. Rahul on nii vanapaar ise kui tema lähedased. Mulle meeldib tulla välja oma kabinetist ja külastada inimesi nende endi kodudes. Selle juurde kuulub ka parajalt vestlust ning mitte ainult meditsiini küsimustes. Iga inimene ja tema elutee on kordumatu ning õpetlik. Pilt, mis seejuures tekib, on hoopis terviklikum ja kaunim. Ja kus on öeldud, et ainult asfalttee ja lift peab viima patsiendi juurde. Ka sellise tee läbimisel on oma võlu.